Iraani režiim rebib end ametlikult seestpoolt tükkideks. Valitsuse sees on puhkenud kibestunud kodusõda, kus mässulised sõjaväeülemad üritavad meeleheitlikult omaenda diplomaate saboteerida juba enne, kui need Pakistanisse läbirääkimistele lähevad. Vaadake seda reportaaži. Iraani kõrged ametnikud vaidlevad tuliselt selle üle, milline peaks olema Islamabadi läbirääkimistele Ameerika Ühendriikidega mineva delegatsiooni koosseis ja volitused. IRGC ülemjuhataja Ahmad Vahidi püüab piirata parlamendi spiikri ja välisminister Aragachi volitusi läbirääkimistel. Vahidi on samuti nõudnud, et läbirääkimiste delegatsiooni kaasataks uus mees, ülima rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär. Sellele sammule on vastu praegused läbirääkimiste meeskonna liikmed, kes leiavad, et see uus mees ei oma strateegilisteks läbirääkimisteks piisavalt kogemusi. Samal ajal on Vahidi ja IRGC õhu- ja kosmosevägede ülem rõhutanud, et delegatsioon peab vältima igasuguseid läbirääkimisi Iraani raketiprogrammi üle. See on midagi, mida oleme ka varem märganud. IRGC on pärast selle sõja algust suurendanud oma kontrolli Iraani ühiskonna üle. Ja nüüd tahavad IRGC komandorid olla kindlad, et nad ei kaota seda kontrolli mõne läbirääkimise tõttu, mida tsiviiljuhid välismaal peavad. Aga näete, see lõhe ei ole ainult tippjuhtkonnas. Me näeme sama asja juhtumas ka Iraani ühiskonnas, eriti nende liikmete seas, kes toetavad Islamivabariiki. On palju toetajaid, kes tegelikult nüüd protestivad välisministri ja spiikri vastu, kes on läbirääkimistes osalenud. Vaadake seda klippi, kus inimesed protestivad välisministri vastu, kes ilmselt kuskile sõidab. Vaadake järgi. Läänlased, needke oma vanemaid, härra Arachi. Las nad panevad sulle tolmu pähe. Vaata, inimesed saavad välisministeeriumi ees insuldi. Koraani nimel nad saavad insuldi, karjuvad ja mässavad. Neetud olgu su isa, su teod, neetud olgu su olemasolu, neetud olgu su pea. Las nad panevad sulle tolmu pähe. Las nad panevad sulle tolmu pähe. Mõned iraanlased näevad läbirääkimisi Ameerikaga reetmisena, kuid siiski tundub, et läbirääkimised liiguvad edasi. Räägime siis nendest läbirääkimistest endast. Nagu te ehk mäletate eilse päevast, pidid läbirääkimised toimuma reedel. Need pidid toimuma täna, kuid tundub, et neid on jälle edasi lükatud. Pakistani ametnikud, kes vahendavad neid läbirääkimisi, ütlevad meediale, et kõnelused lükatakse nüüd nädalavahetusele, mis tähendab, et need peaksid toimuma nädalavahetusel. Lisaks sellele eeldavad nad, et see saab olema mitmepäevane protsess, mis võib kesta kuni esmaspäeva või isegi teisipäevani. Eile rääkisime sellest, kuidas mõned Iraani ametnikud ütlesid, et nad tõmbuvad läbirääkimistest tagasi, kui ka Liibanonis ei kehtestata relvarahu. Iraani seisukoht on põhimõtteliselt see, et see oli midagi, milles lepiti kokku esialgses relvarahu kokkuleppes. Kuid Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ütlevad, et Liibanoni osas ei olnud mingit kokkulepet. Aga õnneks tegi president Trump eile avalduse, kus ta põhimõtteliselt ütles, et peaminister Netanyahu on relvarahu kokkuleppega nõus ja kavatseb Liibanonis Hezbollah suhtes tagasihoidlikum olla. Need ei olnud minu sõnad, need olid tema omad. Trump tegi ka avalduse, kus ta põhimõtteliselt süüdistas Iraani ja ütles, et Iraan ei täida oma kokkuleppe osa. Nagu te võib-olla mäletate, pidi Iraan avama Hormuzi väina ja USA omakorda lõpetas pommitamised. President Trump tegi avalduse, milles ütles, et Iraan teeb väga halba ja ebaausat tööd, lubades naftal läbida Hormuzi väina. See ei ole see kokkulepe, mis meil on. Avalike merendusandmete põhjal näeme, et liiklus läbi Hormuzi väina pole tegelikult isegi kasvanud pärast relvarahu jõustumist. See tähendab, et Iraan ei tee tegelikult midagi omalt poolt. Põhimõtteliselt pole nad midagi täitnud, millega nad on nõustunud. Nad pommitavad endiselt Pärsia lahe riike. Alles eile õhtun teatasid Kuveidi ametnikud, et nende õhutõrje aktiveeriti droonirünnaku tõrjumiseks. Siin on siiski üks oluline märkus. Rünnakud Pärsia lahe riikide vastu on märkimisväärselt vähenenud. See on küll positiivne märk, kuid siiski tähendab relvarahu seda, et tulistamine peab lõppema ja tundub, et seda ei juhtu. Tegelikult, kui vaadata olukorda linnulennult, siis näeme, et keegi peale Ameerika Ühendriikide ei pea relvarahust kinni. USA on pommitamisel lõpetanud, kuid Iraan jätkab endiselt rünnakuid laheriikide vastu. Iraan hoiab endiselt Hormuzi väina sisuliselt suletuna. Ja teisel pool jätkavad Iisrael ja Hezbollah endiselt võitlust. Iisrael ründab Hezbollahi positsioone ja Hezbollah tulistab rakette Iisraeli territooriumile. Õnneks saime eile positiivseid uudiseid seoses Iisraeli ja Hezbollahi sõjaga. Iisrael teatas, et nad alustavad järgmisel nädalal läbirääkimisi Liibanoniga.
erinevalt Iraani ja USA kõnelustest ei ole Iisraeli poolt Liibanoni suhtes välja kuulutatud mingit relvarahu, ainult läbirääkimised. See tähendab, et võitlus jätkub endiselt, kuid on märkimisväärselt vähenenud võrreldes relvarahu esimese päevaga. Kuid kogu selle kaose keskel on meil siiski ka positiivseid märke. Asepresident J.D. Vance lahkus täna hommikul Pakistani. Ja siin on tema avaldus enne, kui ta Air Force 2 pardal astus. Ma ei ole kindel, kuidas asepresidendi lennukit nimetatakse, aga ma arvan, et selle nimi on Air Force 2. Kuulake. Me ootame läbirääkimisi. Ma arvan, et need saavad olema positiivsed. Nagu Ameerika Ühendriikide president ütles, kui iraanlased on valmis heauskselt läbirääkimisi pidama, oleme meie kindlasti valmis ulatama lepituskäe. Kui nad üritavad meid üle mängida, siis avastavad nad, et läbirääkimiste meeskond ei ole eriti vastuvõtlik. Seega püüame pidada positiivseid läbirääkimisi. President on andnud meile üsna selged juhised ja me vaatame, kuidas läheb. Loodan, et teil on turvaline lend. Kindlasti vastame hiljem ka küsimustele, aga praegu lähme lennukile ja asume teele. Aitäh kõigile! Nüüd tuleb eeldada, et Ameerika Ühendriigid said mingid kinnitused, kas Pakistanilt või Iraanilt, et Iraani delegatsioon tuleb läbirääkimistele. Vastasel juhul ei lendaks asepresident nii avalikult Pakistani. Kui Iraan ei ilmu kohale, on see Ameerika Ühendriikidele ja kõigile teistele asjaosalistele üsna piinlik. Enne kui me läbirääkimistest räägime, peame mainima, et kui need tõesti toimuvad, oleks see ajalooline sündmus. Ja siin on põhjus, miks. See läbirääkimiste kohtumine oleks kõrgeima taseme kohtumine Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel pärast islamirevolutsiooni 1979 aastal. Varem helistas president Obama Iraani presidendile 2015. aasta kõneluste ajal või ma arvan, et see oli 2013. Ja enne seda kohtus välisminister John Kerry oma Iraani kolleegi, Iraani välisministriga. Aga seekord kohtub USA asepresident, riigi teine tähtsaim isik, Iraani delegatsiooniga. See on Islami Vabariigi jaoks ajalooline, sest nad pole kunagi varem kohtunud nii kõrgel positsioonil oleva Ameerika esindajaga. Pakistani ametnikud ütlevad, et neil on kinnitus, et Iraani delegatsioon saabub reede õhtul selleks kohtumiseks Pakistani Islamabadi. Nad ei täpsusta tegelikult ajavööndit, aga ma arvan, et nad mõtlevad reede õhtut Pakistani aja järgi. See tähendab põhimõtteliselt seda aega, kui teie seda videot vaatate. Kui tuleb kinnitus selle kohta, et delegatsioon on tõepoolest Iraanist lahkunud ja Pakistani jõudnud, panen selle info allpoolseisse kinnitatud kommentaaridesse. Iraanil ja Pakistanil on üsine piir, nii et tõenäoliselt ei ole see pikk lend, võrreldes näiteks USA lennuga, mis on minu teada umbes 16 tundi, kui tahad Washington DC-st Pakistani lennata. See on kindlasti pikk lend. Seega on mõistetav, et asepresidendi eeltiim lahkus palju varem kui Iraani delegatsioon, sest nende jaoks on see tõenäoliselt vaid 1 või 2 tundi lennuaega. Aga näed, probleem ei ole lennuajas. Probleem on Iraani ametnike avaldustes, põhimõtteliselt nende ametnike, kes peaksid selles läbirääkimiste kohtumises osalema. Enne kui me sellesse süveneme, tuletan kõigile kiiresti meelde, et vajutage allpool meeldib nuppu ja tellimisnuppu. See aitab meid tõesti palju. Viimaste nädalate jooksul ei jõua meie videod mingil põhjusel eriti nende inimesteni, kes pole tellinud. Vähemalt nii näitab see meile taustal. Nii et kui sa pole veel tellinud, vajuta kindlasti allpool olevat tellinuppu. See aitab meid tõesti palju ja saad ka edaspidi meie videoid vaadata. Nüüd liigume Iraani avalduste juurde. Näete, samal ajal kui pakistanlased kinnitavad, et Iraan tuleb, ütlevad Iraani ametnikud hoopis midagi muud. Vaadake seda avaldust. See avaldus on pärit Iraani parlamendi esimehelt, keda Ameerika Ühendriigid peavad Iraani sees kõige mõjukamaks meheks, kellel on kõige rohkem võimu. Ja tema sõnul pole veel 2 vastastikku kokkulepitud meedet ellu viidud. Relvarahu Liibanonis ja Iraani külmutatud varade vabastamine enne läbirääkimisi. Mõlemad peavad olema täidetud enne läbirääkimiste algust. See on mitmel põhjusel hulumeelne. Esiteks, me polnud kunagi neist külmutatud varadest kuulnud enne, kui J.D. Vance tegelikult lennukile astus. Kui ta oli õhus, siis Iraan teatas sellest uuest tingimusest. Kui Iraani suhtes aus olla, on üsna tõenäoline, et see pole uus tingimus, sest mõlemad pooled pole avalikustanud kokkulepet, mille nad sõlmisid. Relvarahu kokkulepet. Võib-olla oli see osa relvarahu kokkuleppest, aga me lihtsalt ei tea. Kuid avalikult on see esimene kord, kui keegi mainib neid blokeeritud varasid. On võimalus, et see on lihtsalt retoorika. Teate ju, Iraani ametnikel on kombeks avalikult üht öelda ja kulisside taga hoopis midagi muud teha. Oleme seda mustrit varemgi näinud. Aga kui see on tegelikult tõsi, kui nad tõesti lisavad tingimusi samal ajal, kui USA pool lendab Pakistani, siis võib see väga halvasti lõppeda.
Võib-olla loodab Iraan, et USA annab rohkem järeleandmisi, sest Ameerika ei taha häbisse jääda, kui nad maanduvad Pakistanis ja iraanlased ei ilmu kohale. Aga on ka teine pool. On võimalus, et Ameerika Ühendriigid saavad tõeliselt vihaseks ja sõda eskaleerub tasemele, mida me pole varem näinud. Ja ma tahan kõigile meelde tuletada, et vahetult enne relvarahu pidi sõda eskaleeruma tasemele, kus kõik olid paanikas. See pidi eskaleeruma Iraani sildade elektrijaamade ründamiseni, milleks Iraan polnud valmis. Nii et on väga suur tõenäosus, et Iraan mängib väga ohtlikku mängu. Nagu ma varem ütlesin, areneb see olukord sisuliselt tund tunnilt, mis tähendab, et iga tund tulevad uued avaldused kõigilt asjaosalistelt. Nii et olukord võib muutuda. Ja nagu ma ütlesin, kui te seda videot näete ja Iraani delegatsioon läheb Pakistani, siis ma panen selle püsikommentaari, et teil oleks see uuendus olemas. Aga hetkel on see kõik, mida me teame, nii et pöörame nüüd oma tähelepanu Hormuzi väinale. Nüüd väidab Iraan, et Hormuzi väin on avatud, kuid laevad peavad maksma tohutu trahvi või suure tasu, kuidas iganes seda nimetada. Siin on rohkem üksikasju. Ja tere kutid, tere hommikust! Kuna sel nädalavahetusel on Islamabadis Pakistanis plaanis suure kaaluga läbirääkimised, ütles üks Iisraeli luureametnik Fox Newsile, et Iraan nõuab tõepoolest tasusid nende väheste laevade eest, mida ta lubab Hormuzi väinast läbi. See ametnik lisab, et väin on sisuliselt täielikult islami revolutsiooni kaardiväe kontrolli all. Nemad otsustavad, kes pääseb läbi, aga mis veelgi olulisem, kes ei pääse. Mulle on öeldud, et luurekogukonnas jagatakse infot selle kohta, kuidas Iraan püüab enne selle nädalavahetuse läbirääkimisi oma kontrolli selle väina üle tugevdada. Üleöö võttis president Trump True Socialist sõna selle teema kohta, öeldes tsitaadina, Iraan teeb väga halba tööd, mõni ütleks isegi häbiväärselt, lubades naftal Hormuzi väinast läbi minna. See ei ole see kokkulepe, mis meil on vaid 8 laevaga. Iraan nõuab umbes $1 võrra rohkem iga barreli eest. See tähendab sisuliselt $2 miljoni suurust lisakulu väga suurele tankerile. See on sellepärast, et suur tanker veab korraga umbes 2 miljonit barrelit naftat. Suur laev maksaks seega $2 miljonit trahvi, samas kui väiksemad tankerid maksaksid vähem. See on siiski varandus nende jaoks, kes naftat transpordivad. Nüüd, seoses sellega on Iraan andnud välja avaldusi, öeldes põhimõtteliselt, et nad tahavad läbirääkimistel püsivat kontrolli Hormuzi väina üle. Ja inimesed, kes ei jälgi geopoliitikat väga tähelepanelikult, on paanikas, öeldes põhimõtteliselt, et see muudab maailma igaveseks. Ma ei ütle, et Iraan ei võiks läbirääkimistest võitjana väljuda. See on endiselt võimalik. See sõltub sellest, millistest järeleandmistest USA on valmis loobuma. Aga üks asi, millega USA või maailm kunagi ei nõustu, on see, et Iraan saaks püsiva kontrolli Hormuzi väina üle. Selle vastu on ÜRO seadused. On ka teisi riike, mis piirnevad selle väinaga ja ei tahaks seda. Ja loomulikult on ka riike mujalt maailmast, näiteks Euroopa ja Aasia riike, kes samuti ei tahaks seda. Miks peaksid Pärsia lahe riigid nõustuma sellega, et Iraan hakkab tasu võtma? Nemad on ju ka kohe selle väina kõrval. Miks ei võiks nemad seda tasu saada, mitte Iraan? Sa saad aru, mida ma mõtlen. Ja teiselt poolt, see on midagi, mida ma olen ka varem maininud. Kui Iraan saab võtta tasu Hormuzi väina eest, kas siis Singapur saab sama teha oma piiril oleva väina puhul? Kas Ühendkuningriik saab ka oma piiril tasu võtta ja siis saab Hispaania oma piiril tasu? Sellest võiks väga lihtsalt saada väga suur probleem, kui Iraan tõesti saab Hormuzi väina eest tasu võtta. Siis tahaks iga riik seda teha. Ja mõtle, kui ma olen poliitik mõnes teises riigis, siis ma võiksin väga lihtsalt väita, et kui meie laevad maksavad tasu Iraani Hormuzi väinas, siis miks ei võiks meie ka teistelt riikidelt tasu võtta? Muidu on meie ettevõtted lihtsalt ebasoodsas olukorras, eks? Ja teine pool sellest on muidugi see, et ainult sellepärast, et Iraan saab Hormuzi väina sulgeda, ei tähenda see, et see neile kuulub. Mõtle selle peale. Ma olen mees, kellel pole eralennukeid, õhujõude ega mereväge, eks. Ma võin osta Amazoni kaudu drooni, lennutada selle lennujaama lähedale ja sulgeda lennujaama. See ei tähenda, lennufirmad peaksid mulle iga pileti pealt väikest tasu maksma. Nii et ainult sellepärast, et riik suudab väina sulgeda, ei tähenda see, et nad võivad selle eest teemaksu küsida, sest sellele järgneb tohutu rahvusvaheline vastureaktsioon. Ja seda nägime ka eelmisel aastal. Hutid sulgesid Bab al-Mandabi väina ja nad ei saanud selle eest teemaksu küsida. Tegelikult sõlmiti kokkulepe ja nad sisuliselt lõpetasid laevade ründamise. Isegi tänapäeval, sõja ajal, sõjas, kus Iraan saab sisuliselt hävitavalt lüüa, ei sulge Huthid Bab al-Mandabi väina tegelikult, sest nad teavad, et see võib põhjustada tohutu vastureaktsiooni. Nii et jah, kuigi Iraan ütleb avalikult, et nad tahavad väina kontrolli enda kätte saada, on selle juhtumise tõenäosus väga väike.
Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi. Aega, mil 19. sajandil valitses Iraanis Qadžaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just ära välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti vaata seda. Saad seda vaadata, klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppkuva videole. Põhimõtteliselt klõpsates videole, mis on sinu ekraanil.